Testin erinevaid tekstiilivärvi markereid. Valge särk on 100% puuvillane. Valgel kangal jäävad värvid kõige erksamalt paistma. Alustan suvalises järjekorras Kyotost. Proovin neid praegu esimest korda. Seda universaaldekoor markerit ei pea raputama enne joonistamist. Kindlasti on hea T-särk pingule tõmmata. Venivale ja liikuvale kangale on siis natuke kergem joonistada. Mida paksem ja vähem venivam on kangas, seda lihtsam on joonistada. Järgmiseks testin tarvivärve. Neid värve peab enne kasutamist raputama. Need tarvi teksopaakvärvid katavad ka tumedat kangast. Vajutan otsa mõned korrad sisse, et värv tulema hakkaks. Nüüd saab joonistada. Paigutan sarnased värvid üksteise alla. Mulle tundub, et seda on natuke kergem kangale kanda. Ülejäänud värvid lisan siia kõrvale. Nüüd tailoni värvid. Neid raputama ei pea. Roheline värv miskipärast ei tööta, kuigi paki avasin praegu esimest korda. Mingit aegumiskuupäeva ka pakil kirjas polnud. Praeguseks olen aru saanud, et tekstiilimarkerid, mida ei pea enne värvimist raputama, sobivad rohkem heledat värvi kangastele. Siin on veel üks tarvimarker. Seda raputama ei pea. Peenema otsaga kui eelmised. Nüüd Javana tekstiilimarkerid. Nendega olen ka varem värvinud. Neid raputama ei pea. Sobivad heledatele kangastele värvimiseks. Marabou Textil Plus on kattevärv. Seda tuleb enne värvimist raputada. Seda olen varem juba kasutanud. Mitmete kasutuskordadega on ots natuke laiemaks muutunud. Nüüd kannan särgile Marabou tekstiilimarkeri värvi, mida ei pea raputama. See katab pigem heledaid kangaid. Need konkreetsed markerid on mul juba ammu kasutuses ja töötavad endiselt. Pole ära kuivanud. Siin on kõik, mis praegu värvinud olen. Lisan markerid värvitud joonte juurde. Kuldse tegin ka. Ja nüüd tuli veel mõte värvida värvilaigud tihedalt kokku. Võrdluseks. Siin testis osalevad markerid pealekantud järjekorras. Pildistan tulemuse üles. Särgi alt kuvab teine tekstiilivärvi test, millele on värvinud kõhu poolele. See video on juba valmis. Tegelikult värvisin nii markerid kui pintslivärvid samal ajal. Igatahes, nüüd kui olen lasknud markerivärvidel korralikult kuivada, vähemalt ööpäev kuiva õhu käes, siis kinnitan värvid kanga külge triikimisega. Triigin esiküljelt läbi õhukese puuvillariide ja tagaküljelt ilma vahekihita. Ühelt poolt umbes 3 minutit ja teiselt poolt 2–3 minutit. Särk on nüüd kandmiseks ja pesukordadeks valmis. Pesen pahupidi keeratuna õrnapesurežiimil väheste pööretega kuni 40-kraadises vees. Pärast esimest pesu erilisi muutusi värvides ei näe. Kuivatan pesurestil. Siin kuivatatud särk pärast esimest pesukorda. Ja pilt.
pildid enne ja pärast esimest pesu. Pärast 10. pesukorda on värvid täitsa kenasti säilinud. Olen särki kandnud nii päikese käes kui siseruumides ja pesnud kuni 40-kraadises vees pesumasinas. Siin on võrdluspilt peale esimest pesukorda ja peale 10. pesukorda. Oleme jõudnud testi lõppu. Särgi värvimisest kuni selle hetkeni on möödunud 8 kuud. Olen seda kandnud väga aktiivselt kodusärgina ja pesnud pesumasinas 15 korda. Ilmselt käsipesu kuni 30-kraadises vees mõjuks paremini, kuid testimisel tahtsin värve natuke rohkem proovile panna. Vasakul on pilt särgist peale esimest pesukorda ja paremal peale 15. pesukorda. Vaatame lähemalt. Värvid on täitsa alles ja olenevalt brändist erineva kulumisastmega. Kyoto värvid näitavad kõige rohkem kulumise märke. Arvan, et need värvid sobivad näiteks lastele värvimiseks teadmisega, et need riided ei pea super kaua säilima. Instruktsioonil on kirjas, et piisab ka 24-tunnisest kuivamisest. Ei pea ilmtingimata triikima. Seega lastele mugav kasutada. Tarvitex opaaktekstiilivärvid on säilinud suurepäraselt. Tailanil on sinine ja punane heledamaks muutunud, kuid must ja kollane on veel heas vormis. Kahju, et roheline ei toiminud. 4. on Tarvitex mustmarker, mis on natuke heledamaks muutunud. Creole ja Vana Texi Max tekstiilivärvimarker paistab täitsa okei olevat. Must on natukene heledamaks muutunud. Peaks tulevikus teisi värve ka katsetama. Marabu Textile Painter Plus on täitsa hästi säilinud. Eriti veel arvestades seda, et need konkreetsed markerid on kaua kasutusel olnud. Marabu Textile marker on väheke heledam, kuid siiski päris hästi oma toonid säilitanud. Üldiselt võib tulemusega rahul olla. Kindlasti tuleb lugeda värvietiketti enne kui värvima hakata, et teha kindlaks sobiv kangakoostis ja värvi kinnitamisviis. Kõige turvalisem on värvida 100% puuvillasele heledale kangale, mis on enne värvimist puhtaks pestud. Siis hakkab värv paremini kangasse kinni. Tekstiilimarkeritel hoia kindlasti korki tihedalt peal ja kui parasjagu ei värvi, hoiusta neid horisontaalses asendis, mitte püsti. Muidu võivad värvid kiiremini kuivada. Aitäh vaatamast, like'i ja subscribe'i!